Tere, head seitsmendikud! Pole ammu videoloengut teinud, aga täna otsustasin siis väikese videoklipi teha uuest teemast. Teemaks on liit, tegusõnad, ühendtegusõnad ja väljendtegusõnad. Tegusõnaga oleme me tegelenud sel aastal ikka väga palju. Me oleme õppinud tegusõna pööramist olevikus, lihtminevikus, täisminevikus, enneminevikus, tegusõna vormistik, kõne liigid, kõne ajad, tegumoed ja nii edasi. Tuleb välja, et tegusõna saab ka käänata. Need on need tegemas, tegemast, tegemaks, tegemata vormid ja et on olemas tegusõna käändelised vormid, aga nüüd vaatame, et ei ole ainult lihttegusõnad olemas, vaid on ka liit, ühend ja väljendtegusõnad, et millised need siis on. No lihttegusõna, tegusõna ehk verb, jäta see võõrsõna ka meelde, on ühest sõnast koosnev, andma, võtma, kiitma, nii. Aga sul on väga palju tegusõnu, mis koosnevad mitmest sõnast. Ja nüüd me vaatamegi neid mitmesõnalisi tegusõnu siis. Nii, tegusõna jaguneb siis suures plaanis kolmeks. Ma olen küll hästi kokkuhoidlikult siin kirjutanud, et kõik vajalik saaks kirja. Et kui sa nüüd seda loengut kuula ära ja siis võta lahti oma õpik lehekülg 94-95 ja vaata sealt ka kõik see teooria uuesti läbi, et kas sa said kõigest aru, seal on võib-olla näiteid rohkem, aga et siis koos selle minu loengu ja õpiku materjaliga saad sa asjale siis rohkem pihta. Nii, alustame sellest, et lisaks siis tavalisele ühesõnalisele tegusõnale on mitmesõnalisi ja on olemas liitverbid ehk liittegusõnad. Need on siis sellised tegusõnad, mis koosnevad justkui kahest osast, abi, elluma, aga kui ma hakkan seda nüüd pöörama, siis ma ei saa neid osadeks lahutada, et ma pöörates jätan ka selle sõna nii, nagu see algvormis on. Ma abiellun, sa abiellud, ta abiellub, me abiellume, te abiellute, nad abielluvad. Nii, ja neid ei saa osadeks lahutada. See tähendab seda, et ma ei saa öelda, ma ellun abi, sa ellud abi ja nii edasi. Et liitverbi tunned ära, et liitverb, liitsõna, et liitsõna kirjutad sa ka kokku. Samamoodi liitverbi kirjutad kokku. Et sellised väljendid igal juhul kirjutad kokku. Näiteks häda maanduma, sa ei ütle ma maandun häda, sa maandud häda, ma häda maandun. Või häbi märgistama, sa ei ütle ma märgistan häbi, ma häbi märgistasin teda. Nii, tuleme nüüd selle teise tulba tegusõnade juurde. Ühendverbid koosnevad siis samamoodi kahest sõnast ja need ühendverbid kirjutatakse lahku. Kuidas ma siis eristan liitverbi ja ühendverbi, aga tulebki omavahel võrrelda, kui sa kahtled, et kas ma pean kokku või lahku kirjutama, siis me alati proovi näiteks see abielluma puhul. See lahku kirjutamine on minu meelest nii absurdikas, ma ellun abi, no ei kõlba ju nii öelda, ei saa öelda, et järelikult kokku. Aga ühendverb kirjutatakse lahku, ühendverb koosneb siis tegusõnast ja mingist muutumatust sõnast. Muutumatud sõnad on need, mida ei saa käänata ega pöörata. Need on need igasugused kaassõnad, määrsõnad. Alla andma. Nii, sa ju ei hakka pöörama, et ma alla annan, sa alla annad, vaid ma annan selles küsimuses alla. Ma annan võistlusel alla, sa annad alla, ta annab alla, me oleme alla andnud ja nii edasi. Et ühendverbid kirjutatakse lahku ja kui ma hakkan seda tegusõna pöörama, alla andma, algvormis on ta tõesti üksteise kõrval kenasti alla andma, aga nüüd küsimus, kas ma kirjutan selle kokku või lahku, siis proovi läbi pöörata. Kui sa pead selle muutumatu osa
justkui paigast nihutama kuskile lause lõppu, siis järelikult kirjutad sa selle tegusõna lahku. Ma annan alla, sa annad alla, sa kogu aeg nihutad selle muutumatu sõna siia kuskile lause lõpu poole. Nii, et ühendverb koosneb siis muutumatust sõnast ja tegusõnast. Nii, no neid on väga palju juurde võtma, alla kirjutama, üles ütlema, alla kirjutama, ma kirjutan dokumendile alla, sa kirjutad dokumendile alla, sa ju ei kirjuta lauset, ma alla kirjutan dokumendile, et natuke, sõnajärg on ju hoopis teistsugune eesti keeles. Nii, ja kolmas tulp on väljendverbid, väljendtegusõnad ja need kirjutatakse ühendverbiga sarnaselt lahku. Aga kuidas ma tunnen ära väljendverbi ja ühendverbi omavahel? Kui ühendverb koosnes mingist muutumatust sõnast, selline sisutühi sõna on siin alla, üles, juurde, mis iganes sõna siin siis ees on, edasi minema ja nii edasi, siis väljendverb koosneb mingist käändsõnast pluss tegusõna. Näiteks jalga laskma, keelt peksma, et tunnedki ära, ühendverb koosneb siis muutumatust sõnast ja tegusõnast, väljendverb koosneb mingist käändsõnast pluss siis tegusõnast. Ja jäta meelde, nagu nimigi ütleb väljendverb, väljendverbil on siis selline ülekantud tähendus, et ta sisaldab endas mingit värvikat väljendit. Nii, näiteks jalga laskma, tal on ülekantud tähendus. Sõna otseses mõttes, jahimees lasi kogemata jalga, nii, aga jalga laskma, et püssiga lasi kogemata jalga, aga jalga laskma tähendab tegelikult ju ära jooksma, põgenema. Nii, keelt peksma, ma ei tea, kas sõna otseses tähenduses, võib-olla kui mul on ostan lihapoest loomakeele ja lihahaamriga peksan keelt pehmemaks, siis ma saaksin seda sõna otseses tähenduses kasutada, aga keelt peksma ülekantud tähenduses on ju hoopiski klatšima. Nii, ja need samamoodi jätad lahku ja kui ma hakkan pöörama, ma lasin tunnist jalga, sa lasid tunnist jalga, ta peksab meelsasti keelt naabrinaisega ja nii edasi. Nii et väike ülevaade siis tegusõna liikidest, et on liitverb, lihtverb kõigepealt, millega tegelikult tegelema ju ei pea, aga liitverb kirjutad sa alati kokku, ühendverbi ja väljendverbi kirjutad sa lahku. Kõik need koosnevad mitmest sõnast. Liitverb lihtsalt sa pead läbi proovima, et kuidas tundub loogiline, et kui sa lahutad osadeks ja kui see tundub ebaloogiline, siis nii ei ole, kirjutad alati kokku abielluma, hädamaanduma, häbimärgistama. Nii, ühendverb on siis mitmest sõnast koosnev tegusõna ja üks sõna on muutumatu sõna ja teine on tegusõna. Ja väljendverb kirjutad alati lahku, koosneb siis käändsõnast ja tegusõnast ja sellel on ülekantud tähendus samamoodi. Nii, nende tegusõnade juures tahtsin meelde tuletada teil tuletise teemat, et kui meil oli see sõnavara rikastamise teema, siis et sõnu saame keelde liitmise teel ehk uute liitsõnadega, siis tuletamise teel ehk me tuletusliidete abil saame uusi sõnu ja siis saame tehislikult ise ka uusi sõnu juurde mõelda. Aga tuletiste teema juures tahaksin peatuda, et kõikidest tegusõnadest saab väga palju uusi sõnu moodustada ja tegusõnaliidetest või tegusõnadest kõige rohkem moodustatakse ja mine lõpulisi sõnu. Ehk ja mine liited on tegusõnade puhul kõige produktiivsemad. Ehk siis igast tegusõnast saab tegija, see, kes midagi teeb. Kui mul on tegusõna kirjutama, siis ma saan ja liite abil see, kes kirjutab, on kirjutaja. Ja tegu
ise, et nimeta mulle tegevused, mis sulle meeldivad. Mulle meeldib lugemine, joonistamine, kirjutamine, et siis ma tegusõnast moodustan nimisõna mineliite abil. Ja nii palju pead sa siis seda teadma, et kui ühend- ja väljendverbid on muidu lahku kirjutatud, siis tuletisena kirjutatakse nad alati kokku. Kui mul on sõna alla andma, kirjutan lahku, aga kui ma teen sellest ja lõpulise tuletise, et kes ta on allaandja, siis kirjutan ma selle kokku. Ette kandma kirjutan ma muidu lahku, aga kui ma tahan see, kes kannab ette toitu, on ettekandja, siis ma kirjutan selle kokku. Samamoodi keelepeksja. Ja kui ma tahaks nüüd nende mineliitelisi tuletisi moodustada, siis allaandmine, ettekandmine, et ma lihtsalt asendan need ja-liited minega ja ongi hästi. Jälle kokku. Kui muidu kirjutan ma lahku, siis tuletiste puhul kirjutan kõik tegusõnad olenemata, kas ta on ühendverb, väljendverb alati kokku. Nii, siinkohal tahtsin rääkida, kui ma juba nendest tuletistest räägin, et mul on ju tegusõna alla andma. Nii, alla andma. Võtan kõigepealt selle maa tegevusnime maha ja panen siia siis selle tuletusliite, allaandja. Nii, aga vaata nüüd, kustutan nüüd ära, aga kui mul on selline tegusõna, mis näiteks ei tule ühtegi nüüd korraga meelde. Noh, viima. Nii, võtan selle maa maha ja nüüd ma peaksin siia panema siis ja. Ja vaadake, mis nüüd tuleb siia, et sa ei tohi mitte ühtegi tähte tegelikult tüvest välja jätta. Viia, see, kes posti viib, on viia, posti viia. Nii, ja no näiteks tegusõna rohima. Võtan maa maha, mul jääb järele tüvi, rohi ja nüüd ma panen siia sellele otsa siis rohi ja. Et hästi kiiresti sai teema läbi võetud. Et nüüd igal juhul, kui sa oled selle loengu läbi lugenud, teooria õpikust veel üle lugenud, siis püüa need kaasa antud harjutused ka ära teha, mis ma e-kooli olen pannud. Aga varsti jälle näeme. Kohtumiseni.